Eesti suurimatest loomade õiguse organisatsioonidest ongi meile tulnud stuudiosse rääkima Anita Jürson, tere õhtust. Tere. No 2 organisatsiooni tegelikult sama eesmärgiga ja nüüd otsustasite ühineda. Kuidas see otsus sündis? Me leidsime, et selleks, et Eestis veel paremini ja veel tugevamalt loomade õiguste eest seista, on igati mõttekas ühineda. Et just nagu te mainisite, siis loomusega meil on samad eesmärgid ja me soovime viia samasuguseid muudatusi ellu. Lisaks me oleme juba mitu aastat koostööd teinud nendega. Et see on meie jaoks igati loogiline ja edasiviiv samm meie meelest. Nii et nagunii te teineteise ülesandeid dubleerisite? Me ei dubleerinud, et pigem see oli üksteise toetamine, et sihuke koordineeritud toetamine, aga nüüd see on veel parem. Selles mõttes, et me oleme kõik nüüd ühes organisatsioonis, meil on kõik ressursid jaotatud, kõik teadmised on ühes koos ja niimoodi me saame veel paremini ja koordineeritumalt koostööd teha. Te olete ka öelnud seda, et kui te nüüd ühinete, et siis teil on rohkem võimalusi loomade heaks ära teha. Et kuidas te näete, mis need võimalused on, mis siis paranevad? Ma arvan, et me saame palju paremini just ressursside meelest, et meil on kõik üheskoos, kõik teadmised, inimesed, oskused, et meil on palju lihtsam oma kampaaniaid ja projekte niimoodi ellu viia, et näiteks sellel aastal oli üks suur töövõit, mis suuresti ka tänu meie koostööle oligi, et metsloomade kasutamine tsirkustes keelustatakse järgmisest aastast ja kindlasti me jätkame ka karusloomafarmide keelustamise nimel järgmisel aastal. Te olete ise oma ettevõtte või organisatsiooniga tegutsenud aastast 2006. Mida te ise näete, mis on olnud selle aja kõige sellise magusam vili või pika töö kõige parem tulem? Kindlasti just seesama metsloomade kasutamise keelustamine tsirkustes, et see on üks väga selline käega katsutav, väga reaalne saavutus, mis me oleme saanud ellu viia, aga kindlasti on ka väga oluline roll loomade nimelil olnud just inimeste teadlikkuse tõstmisel ja seda näiteks intensiivfarmide teemal, et me oleme 2 korral avaldanud salavideod seafarmidest ja karusloomakasvatusest, et need on väga paljude inimesteni jõudnud ja pannud inimesi mõtlema, et kuidas me kohtleme loomi laiemalt oma ühiskonnas ja teadvustanud tegelikult seda probleemi, mis paljudel on, mille peale keegi ei ole kunagi mõelnud, et kuidas neid üldse peetakse, et kuidas kõik see meie toidulauale jõuab või siis kasukana meie selga. Et ka teavitustöö on kindlasti väga oluline, mida ei saa võib-olla niimoodi numbrites mõõta, et mis see konkreetne saavutus seal on, aga me näeme, et inimeste suhtumine on muutunud aastate jooksul, et Eesti ühiskond on muutunud loomasõbralikumaks. Aga need samad farmid, kes nüüd toodavad või niimoodi ei saa öelda ebainimlikult, aga vääritult siis kohtlevad neid loomi, et kas nendeni ka see sõnum jõuab ja kuidas te ise tunnete, et kas te olete ka nendeni jõudnud või kas mingid tingimused kuskil on paranenud? Jah, ma usun, et ka nemad on kursis sellega, mis me teinud oleme, et kindlasti nad on meedia vahendusel seda näinud. Otseselt mingeid väga suuri muudatusi selles mõttes ei ole olnud, et see on ikkagi selline süsteemne suur teema, et siin ei saa oodata suuri muudatusi üleöö või et need võtavad kõik aega. Et loomulikult on igasugune ka loomade heaolu parandamine väga hea asi, millega tegeleda ja inimeste teadlikkus on ka tõusnud, et inimesed ise soovivad ka rohkem läbipaistvust, nad tahavad näha, kuidas toit nende lauale jõuab, et see on ka võib-olla selline suur muudatus ja tarbijad või tootjad peavad ka sellele vastu tulema, et nad peavad muutma oma tootmisahelat läbipaistvamaks. No nüüd me rääkisime nendest loomadest, keda peetakse suurtes farmides, aga on ju ka koduloomad, on lemmikloomad. Kas nende kohtlemine on ka teie ampluaas? Ei ole otseselt, et sellega tegeleb rohkem Eesti Loomakaitse Selts, et meie tegeleme rohkem farmiloomadega, meelelahutuses kasutatavate loomadega, et kõik see, mis jääb tavapärase loomakaitse valdkonnast välja. No nüüd, kui te ühinete, siis mis see kõige suurem eesmärk praegu lähiajal on, ütleme järgmise aasta suur plaan, mida te sooviksite ellu viia koos, kui te olete ühinenud? Ma usun, et järgmisel aastal on üheks kõige suuremaks eesmärgiks kindlasti karusloomafarmide keelustamine, et me oleme selle nimel juba aastaid tegutsenud. Sel aastal meil
oli võimalus seda teha, aga kahjuks nii ei läinud läbi, et Riigikogus ei hääletatud selle otsuse poolt. Siiski jäi midagi puudu, mida te nüüd saate teha järgmisel aastal teisiti, et ei jääks enam midagi puudu? Ja me peame veel selle peale täpsemalt natuke mõtlema, et meil juba on ideid, aga midagi sellist väga täpselt ma ei saa veel öelda. Aga sellist hirmu ei ole, et tänaval keegi tuleb ohustama, kui olete juba tuntud nägu sellel teemal kõneisikuna? Ei, sellist hirmu ei ole ja vaadates üldse maailma suundumusi, siis pigem ongi, et riik riigi järel pigem ikkagi keelustab karusloomafarme ja samamoodi on üha rohkem kuulsaid moebrände hakanud loobuma karusnaha kasutamisest, et globaalselt tuleb ikkagi see kindel sõnum, et karusloomafarmid hakkavad ikkagi mineviku jäänukiks muutuma. No Eestis neid on üsna vähe. Jah. Õnneks. Suur tänu tulemast, Anita Jürson, ja soovin, et see uus koostöö või see uus ettevõtmine oleks teil väga õnnestunud ja loomad oleks kaitstud. Jah, aitäh ja häid jõule. Aitäh.